kui võimalik on lamada, siis ma ei istu, eks ole. Ja kui Churchill ütles seda või? Ja kui võimalik istuda, siis ma ei seisa. Aga see Churchill püüdis nalja teha, aga kui ühiskond tervikuna niimoodi mõtleb, et umbes nii, nagu seal vanarahvas ütles, et kiirustama peab ainult kirbu püüdmisel ja muudel puhkudel rahulikult puhata, eks ole, ja vaadata. No, kui selline mentaliteet tekib, siis on ju ikkagi üsna raske, siis on kuskil viga sees. Aga miks me ei taha vastutada? Miks me siis üritame... Aga miks me peaks? Ja tore on filosofeerida, rääkida sellistest suurtest ja tähtsatest, mitte ainult terminitest, vaid sellisest filosoofilisest küljest samuti, või aga samas, kui me seda kuidagi praktikasse ei pane ja näppu ei oska sellele peale panna ja aru saada, kuidas need suunad ja voolud meie ühiskonnas kujunevad ja kuidas me ise oleme kaasatud sellesse, siis mis sellest filosoofiast ikka liiga palju kasu on, et kui see praktilises elus kuidagi ei väljendu. Aga võib-olla ma alustangi sellise suurema ja kõrgema ja kaugema küsimusega, et kui me räägime siin siis elu puutumutusest ja pühadusest, et mis on elu väärtus teie jaoks? Ma saan aru, et sellest võiks pikalt loenguid pidada, aga kui me suudame mingil määral selle kokku võtta, et milline on selle elu väärtus teie jaoks? Mis väärtus sellel on? No esimene väärtus on see, et ma võin oma elu elada. See on täitsa isiklik, mulle isiklikult väärtuslik võimalus, et mu isa ja ema otsustasid, et ma võin siia sündida ja siin ma nüüd olen. Ja ma usun, et kõikide inimeste üllatus on see, et nad sünnivad siia, nad hakkavad vaikselt seda elamist ja elu avastama. Me keegi ei ole ju ette valmistunud, ma ei ole siia sündides selle teadmisega, mul ei ole seda kaasas, et mis see elu on ja kuidas see elu on. Aga siis tasakesi hakkan seda avastama ja elu on väga kallis asi ja inimesed minu ümber, ma julgeksin öelda, et see on suur väärtus, suur asi, et mu ümber ja mu lähedal on nii palju inimesi, nii palju kalleid, toredaid inimesi. Aga jah, elus on palju asju, palju keerukusi, palju võimalusi, palju õnnestumisi, palju läbikukkumisi, et see on üks keeruline ja hinnaline asi on elu. Ja annan kohe Kohila meestele edasi. See oli nüüd nii südamlik ja kena sissejuhatus, et teatavasti on ju nii, et iga lind laulab, nagu tema nokk on loodud ja ma peaksin nüüd siis oma noka järgi jätkama. Ja mõtleksin kõigepealt niisuguse mõtte, eks ole, et selleks, et me saaksime midagi niimoodi selgeks, siis peab täpsustama, mida need sõnad tähendavad, mille abil me loodame selgust saavutada. Küll sageli juhtub seda, et inimesed räägivad ju mingil teemal tunde, aga selguse asemel läheb segasemaks, kui enne oli. Ja sellelgi on omad põhjused ju. Ja üheks põhjuseks, neid põhjused on alati palju, nagu ikka elus, aga üks põhjus on see, et mõisted on määratlemata. Ja praegu nüüd Hannes võttis üles selle meie keskse küsimuse, mille sügavusse me ju terve päeva jooksul nüüd hakkame minema, on siis elu. Ja muidugi meie ei hakka praegu elu tekkimist planeedil Maa, eks ole, arutama, aga seda elu, mida meie elame. Ja iga elu on lihtsalt fakt. Vanematel õnnestus Kurele kirja saata ja me sündisime siia ilma ja elame oma elu. Elu on kahtlemata nüüd, kui me tahame selgust saada, mis see elu siis on, et elu on fenomen, mingi hulga
karakteristikutega fikseeritav ruum, n-mõõtmeline ruum. Ja nüüd tekib otse kohe küsimus, no ja mis siis iseloomustab elu? Mis iseloomustab elu? Mida me saaksime vaadata? Et tegeldes eluga selgust ei saa. Elu paremaks ei muutu, kui me räägime elu. Me peame tegelema kõige sellega, millest sõltub elu. Vaata, sõnale kõige on nüüd mitu kriipsu alla. Dilettant käsitleb seda, mis parajasti pähe tuleb, aga asjatundja käsitleb klassifikatsiooniga. Ei jäta midagi olulist kahe sõna vahele. See on juba asjatundlik isik, eks ole, kes avastab kõik tegurid, millest elu sõltub, mis soodustab elamist ja mis raskendab ja kus võib kiiva kiskuda ja kus on võimalused ja kus on ohud ja suudab tervikud hoomata. Ja mitte ainult perekonna tasandil ja kogukonnas, vaid ka ühiskonnas, institutsionaalses süsteemis ja elule toimib kogu institutsionaalne süsteem, kõik need institutsioonid, millest ühiskond koosneb. Me oleme ühiskonna liikmed ja samal ajal me oleme kultuuri esindajad. Kultuur kui kirjutamata reeglite süsteem, väärtused, normid, müüdid, tabud, voorused, kultuurist tulenevad, antakse põlvkonnast põlvkonda edasi ja kantakse südames seda kõike ja jälgitakse ka ju. Aga teine on siis see kirjutatud reeglite süsteem, mille jälgimiseks on ju ka igasugused spetsiaalsed organid rajatud siin alates prokuratuurist ja politseist ja vangimajad ja kõik tehtud, et nende jaoks, kes siis kas ei saa aru, millised need normid on või rikuvad meelega, eks ole. Ja siis võetakse ette mingi meetmeid, et korrale kutsuda. Aga siin see elu on, eks ole. Ühest küljest on kirjutatud normid, mida me inimesed, teisest küljest kultuurinormid ja väärtused, eks ole. Ja nüüd ole sa tark ja käitu mõistlikult. Aga ja see ongi see elu nüüd. Ja vaata, kui need teha niisugune asi, et kes märkmeid teeb, ma ei tea, kes teeb, kui keegi teeb, siis proovige korraks võtta lahti, mis iseloomustab elu kui fenomeni, kui nähtust ühiskonnas. Inimese elu, inimesed elavad, aga kõigil on oma eripära, aga midagi on ka ühist ja midagi on ainuomast konkreetselt. Üldise, erilise ja üksiku ühtsuses see elu kulgebki. Aga vaat see need üldised omadused. Proovime korraks. Elulaad, elustiil, elurütm, elupinged, elutingimused, elutulemused, eluohud ja eluväärtused ja elukvaliteet ja kõik need elukarakteristikud. Selleks, et aru saada, miks inimene elab nii või teisiti, miks tema elu kulgeb seal stabiilselt või labiilselt, on õnnelik või kurb ja õnnetu ja tige ja jõhker, hoolimata ükskõikne. Kõik need tegurite süsteem oleks vaja avastada. Nende tegurite kujundamine, kasvatus ja sealt läheb asi minu arvates väga huvitavaks. No me oleme juba mitu tuhat aastat elanud, kas me ikka pole nende tegurite süsteemi, siis üldist määratlejat, mille järgi me saame hinnata selle elu väärtust, kas me ole seda paika saanud või on see kõik oma löödud? Selles ei ole üldse asi, et inimesed nii väga ei tea. Kui siit keegi põrutab 100 kilomeetri tunnis autoga mööda, kas ta ei tea, et siin on lubatud 50? Teab väga hästi. Aga mitmetel põhjustel ignoreerivad. Mõtlevad, et ehk keegi ei märka. Mingisugused põhjused on, aga see autoga möödaseid, see on ju niisugune banaalne näide. Aga kõne all on elu ühiskonnas, abielu, lapsed, seoste ja suhete, sõltuvuste ja seoste süsteemid. Ja miks inimesed neid rikuvad ja miks keegi väga hoolikalt arvestab ja austab neid reeglid, see on küsimus. Miksile vastata. Aga kui miksid ei ole asetatudki, siis ju vastust ka ei tule. Kas võib olla niimoodi, et need miksid olid rohkem paigas ja nüüd on kõik oma rohkem löödud? Ei ole teada täpselt enam, mis see elu on väärt või kust ta tuleb või kas ta tuleb ja kelle käes see on. Et kuidas tundub, kas tänapäeva valikute maailmas on meil see asi läinud segasemaks, elu määratlemine, või me hindame väärtustame inimest rohkem? No jah ja ei, mõlemat. Mina mõtlesin ühtede märksõnade peale, et inimestel on kõigil tarve
kontrollida kontrollimatut. Elu juures on nii omapärane külg, on see, et me kõik ju tahame seda kontrollida, me tahame, et meil oleks korrastatud, rahulik või sel moel elu toimiks, nagu mina tahan. Aga kogu aeg me üllatume. Aga kas on segasem või selgem? No meil on informatsiooni väga palju rohkem. Me suudame väga palju sissevaateid teha. Me kogume infot, me teame. Iseküsimus on, kui palju me seda mõistame ja kui palju on meil seda sisemist oskust õigel ajal õiged asju kasutada. See ikkagi seesama miks, mida Üllo lauale pani. Ja ma mõtlesin selle autosõitja peale, et autosõiduga käib kaasas ju see mõnu, et kui ma nüüd gaasi põhja vajutan, mul käib tuline jutt seest läbi ja tühja neist ümbritsevatest. See jutt on ju magus. Ja see sama jutt on ka see, mis paneb väga paljudes erinevates eluolukordades teistega mitte arvestama. Ma lähen oma selle kire peale välja. Miks me valime nii, nagu me valime? Ma palusin korraldajaid spetsiaalselt, et toodagu siia üks argjalgtahvel. Ma tulen siit alla korraks ja joonistan siia. Praegu pärast sai märgitud, et teadmine. Ja proovi vaadake koolis, kui teab 5, eks ole, teab natuke kehvemini 3, ei tea mitte midagi, saab 2. Ja ongi, kui teab kõiki asju, siis lõpetab teadmised just nagu on eesmärk. Tegelikult ei ole ju. Normaalne oleks see, et kui ta teab midagi, siis oskab kasutada ka neid teadmisi. Teadmiste oskuste ühtsus on väärtus. Aga kui täpsem olla, siis on veel ja 3. on arusaamine. Teab, oskab ja saab aru. Ja elamiseks ka on ju ühte-teist ikka vaja teada. Nüüd pead oskama neid teadmisi kasutada ja arvestada igal pool ja erinevates situatsioonides, oludes ja olukordades. Ja ka nüüd peab aru saama, miks on niimoodi mõistlik, mis siis juhtub, kui on teisiti, mis siis juhtub, kui keskkond raiskab, millest kõik aru peab saama tegurite tähtsusest. Ja efektiivsus on alati süsteemsuse funktsioon. Kui süsteemi pole, siis ju kõik laguneb. Näiteks, missugune ketilüli on kõige tähtsam? Rumal jutt, küsimus ju. Kui kõik lülid on väga head, aga üks on täitsa läbi roostetud, siis ketti pole ju. Aga kui nendest, näiteks, kuidas aru saad, kui midagi ei tea, aga kui arusaamist pole, invaliid ju, aga nüüd ma teen teise, ma teen natuke teistmoodi, joonistan sama mõtte tegelikult, aga teistmoodi. Ülap, ole ära räägi mikrofoni. Mikrofon, ja vabandust. Elu seisneb selles, et elu lihtsalt funktsioneerib. Organism funktsioneerib, kõik su süsteemid muudkui funktsioneerivad nii kaua, kui elupäevi antud on. Ja tekib kõigepealt üks filosoofiline küsimus, millal elu algab. Ma olen sügavalt veendunud, täiesti veendunud, elu algab eostamisega. Mitte sündimisega siia ilma, elamiseks väljaspool ema. Elu algab eostusest. See on põhimõtteline küsimus. Ja tänapäeval tuleb, ma arvan, see küsimus veel korduvalt meil päevakorda. Ja kui selles punktis on asi sassis, siis kõik üle muu ka sassis ju. Siis ei olegi võimalik aru saada üldse. Ja nüüd funktsioneerimine. See funktsioneerimisproblemaatika elus on ikkagi väga tähtis, võib-olla isegi peamine. Nüüd on muutused. Igasugused terved teadusharud on selle muutuste jaoks, innovaatika, eks ole, uuenduste sisse viimine nii, et nad ka fikseeruksid ja ei läheks tagasi kukuks ja reformaatika ja igasugused muutuste sisse viimine. Muutused on kvantitatiivsed, teistmoodi, uutmoodi, aga veel on areng. See on isereguleeruva süsteemi kvalitatiivne üleminek kvalitatiivselt uude seisundisse, siis on areng. Arendamine võimalik ei ole. Last ei saa arendada.
saab luua eeldused selleks, et laps areneks. Ja areneb, no näiteks räägitakse koolis ka, et ütleme, sõnavara areneb lapsel ja jõud areneb. Ei ole, laps areneb, sõnavara iseloomustab arengutaset. Nii nagu füüsiline ja vaimne, intellektuaalne, emotsionaalne, sotsiaalne, kõlbeline. Aga funktsioneerimine kutsub esile vajaduse muutusteks. Muutused võivad viia kvalitatiivsetele üleminekutele ehk arengule. Tänu arengule hakkab süsteem funktsioneerima uues kõrgemas kvaliteedis. Ja vaja on luua eeldused kvalitatiivseteks üleminekuks. Inimene areneb kogu elu. Füüsilises mõttes tõesti minusugune, käib alla, eks ole. Aga ega ma kogu aeg lollemaks ka ei lähe, eks ole. Aga väärtuseks on see koht, ma joonistan selle, teen selle punaseks siin, et see veel paremini paistab. Aga kui ühte nendest kolmest ikkagi me ei käsitle, siis on elu käsitlus väga vilets, algeline ja seda kohta ei tekigi, mis võimaldaks aru saada. Kui me läheme nüüd tagasi sinna, et kus see elu siis alguse saab, mis hetkel me ilmselt need, kes siin istuvad, me usume seda, et elu saab alguse eostamisest, osad ei arva niimoodi ja sellepärast on suht lõhestunud meil ühiskond vähemalt sellel tasandil, eks ole. Et mis tagajärgi see tekitab erinevad arvamused. Ma mõtlen ühiskonnas meie keskel, et kuidas see kajastub, kui osad inimesed arvavad teostamisest ja osad inimesed arvavad, et hiljem. No kas abort on tapmine või ei ole tapmine? Esimene küsimus, kas õigus elule? Inimesel on põhiseaduslik õigus elule või ei ole? Kui on põhiseaduslik õigus elule, siis on igasugune abort tegelikult kuritegu. No on ju. Ja kuriteo puhul on ette nähtud karistused. See tundub just nagu väike asi. Põhipanev küsimus. Jah, ja sealt lähevad siis erinevad ja keerulised arvamused liikvele ja sealt tekib pinged meie ühiskonnas siis. Edasi juba ka lodevus ja kõik need jõhkrused ja hoolimatused ja kõik need asjad, eks ole. Ja siis räägitakse kõlbelisusest. Jutt see on. Siin abikaasa ütles üks kord huvitav asja, mis mulle on meelde jäänud. See, et ta ütles seda lapse kohta, aga eks me saame seda lähendada elu kohta, et laps on iseend oma. Ja tal on oma elu. Et ta ei ole ei vanemate oma, ei ühiskonna oma, ei kogukonna oma, et ta on iseend oma, just kui selline tugev õigus elule on temal. Ma olen nõus sellega ja selles mõttes ma võtan kohe jutujärje üle, kuigi sa ei pakkunud seda, aga... See oligi selline kaasa kiskuv mõte, ma vaatasin, kas keegi haakub selle peale, kui ei, siis ma oleks küsimuse esitanud. Ja lapsed ei ole minu omand. Kui nad meile sündisid, me kohe teadsime, et nad on usaldatud meie hoolde. Ja meie asi on neid armastuse, tarkuse, hoolimise, kõige sellega kasvatada, juhtida neid nende oma elu elama. Ja me oma lapsi kohtlesime kui sõpru. Jah, nad on pisikesed, aga nende elu on algusest peale täisväärtuslik elu ja nad olid meie sõbrad ja nad on siiamaani meie sõbrad. Aga mina tahaksin rääkida ühest asjast, mida ma oma enda südames aeg-ajalt valutan. Minu meelest me täiskasvanud käitume silmakirjalikult ja see on just seotud selle sama elu algusega. See, et tänapäeva ühiskonnas näib olevat nii normaalne see, et millal iganes sina oled enesemeelest seksuaalselt küps, sa võid kohe alustada seksuaalelu, rahulikult oled sa siis 14 või 13 või 15 ja kui juhtub, et siis keegi pisikene tüdrukutes eostub, siis loomulikult selleks on meil ju abistav abort. Aga ma olen mõelnud, et see silmakirjalikkus on just selles, et me jätame täiesti lastele kodudes ja koolides ja ka lasteaedades õpetamata selle, et seksuaalelu on ainult üks osa inimelust. Elu kui tervik sisaldab väga palju faktoreid. Sul on terve elu, kõik need 60-70, palju kellelgi neid eluaastaid on.
seal on väga palju alasid, see ei ole nii, et peaasi, et see üks asi sinu elus toimib ja selleks on kõik meetodid, viisid, kuidas rahulikult sellega toimetuda, kuidas sellele keskenduda, nagu see seksuaalelu oleks peaasi. Et selles on silmakirjalikkus, me peaks elu kui tervikut lastele õpetama ja ei ole vaja tormata ei sellega ega teisega, sul on kõik need aastad ees, et ma alatihti mõtlen sellele. Ma ei ole küll täna see päeva kooliprogrammidega nüüd nii väga kursis. Omal ajal, kui lapsed olid väikesed, siis ikka vaatasin õpikutesse, aga mulle näib, et meie ühiskond, üleüldse lääne ühiskond, kasutab selliseid näilisi vahendeid. See, et sa viid 4. klassi lastele kondoomipakki ja ütled, et sul võib seda vaja minna, mis lahendus see on? Et ma nagu suures plaanis näen, et see on täitsa tegemata asi. Selle kohta ju öeldakse selline rahvakeeli, et sugutung ja surmahirm on 2 asja, mis viivad ühiskonna edasi ja mõtled, et see on niisugune naiivne loll ütlemine, aga nagu suures plaanis mõtled, siis see natukene niimoodi on. Aga sellegi poolest ma näin Ülo, sa tahtsid juba mõtet hakata ütlema, aga kui meil on siis, nagu ma aru saan sinu kirjeldusest, meil on teadmine kogu selle seksuaalsuse kohta, kuidas elu algab ja nii edasi, aga vähemalt praegu kuulates sind mul on, ja seda tabelit vaadates mul on selline tunne, et siis arusaama pole, et teadmine know-how on, aga miks see kõik on? Ikkagi me jõuame tagasi selle miksi juurde. Just täpselt, ja seda skeemi vaadates ma kohe mõtlesin oma enda kooli aja peale, kus mul oli ei tea, mis informatsioon, mille kohta kõik olemas. Aga kust saada see arusaam? Minule kooliõpilasena, tubli kooliõpilasena jäi ka mulje, et elu ongi niimoodi, et õpid õppetunnid ära ja kõik on korras. Aga elu ei ole niimoodi. Ma keeran lehte ja näitan siin, kuidas moodi mina selle üle mõtlen. See ei tähenda, et see on nüüd see õige tee, aga igaüks mõtleb oma peaga. Aga päris huvitav on ju teada, kuidas keegi mõtleb. Täiesti võimalik, et sealt saab alguse mõni uus mõte ja nii see elu edeneb. Teeme 3 telge. Paneme siia füüsiline, mis iseloomustab inimest kui füüsilist olendit. Füüsiline tervis ja füüsiline olek. Aga siin on vaimne. Väärtuseks ei ole füüsiline vaimne üksi, väärtuseks nende ühtsus. Ühtsuse mõiste tuleb sisse tuua. Ühtsus. Paljudes kultuurides see ühtsuse kategooriat ei ole. Eesmärgi vahendi ühtsus on täitsa arusaamatu, aga see ongi protsess. Eesmärgistatud protsesside puhul kõigepealt lood kujutluse sellest, mida sa tahad saavutada ja seejärel pead leidma vahendid selleks, et tegelikult saavutada. Aga nüüd sotsiaalne ja kõlbeline. Kõlbeline. Intellektuaalne, emotsionaalne. Tähtis on, et ükski nendest 6 ei oleks algeline või puudu. Kui tasakaalu ei ole, on inimene tasakaalust väljas. Kui ühte nendest kas või ei ole, siis on kuri karjas. Ja vaadake nüüd ise, kuidas meil tegelikult on. Kuidas kogu haridussüsteem on. Kas ikka haridussüsteem võimaldab saavutada füüsilise valmiduse ja vaimse valmiduse. Vaadake, kas on tasakaalus või? See on minu arvates väga nõrk. Aga mis puutub see füüsilisse valmidusse, siis mööda minnes ja ma ei taha süveneda. Kuidas teil tundub, mitu protsenti noormestest ja neidudest, ütleme 9. klassis, suured lapsed juba ju, mitu protsenti on enam-vähem korraliku rühiga ja kõnnivad, nimelt nagu vardid jalatarkis, vaid vaadake korraks. Nii et selle füüsilisega ja sellega on asjad ikka. Kui palju on ülekaalulisi, milles asi on? Kus see haridus on siis? Aga intellektuaalne on kahtlemata kõige tähtsam. Teab, eks ole, siis on 5 ja siis mine, kus tahad edasi õppima. Aga kas aru ka midagi saad, seda ei ole aega kontrollida, eks ole. Ja see emotsionaalne on nõrk tavaliselt
Ja see, aga lausa kehva on ju see kõik, mis puudutab kõlbelist. Ma rääkisin ühe tütarlastega seal 5. klassi tüdrukud olid umbes ja ma küsisin nende käest, et mis need voorused on, kas te voorustega olete tegelenud? Tüdrukud natuke häbenevad ja vaatavad nurka niimoodi, aga üks on natuke julgem ja ütleb, et voorused, vooruslik on tüdruk, kes ei anna need kohe poistele kätte. Kõik, mis ta teadis voorustest. Aga seda, mida kogu antiikfilosoofia lähtekohaks olid, voorused, vaprus, tarkus, ausus, õiglus. Vooruste süsteem, voorused, minu arvates kasvatussüsteemi aluseks saavad olla voorused, mitte väärtused. Väärtused on labiilsed, täna nii, homme naa, linnas nii, maal naa, eks ole. Voorused on, või need väärtused on labiilsed ja tõtt-öelda, nendest on hea rääkida. Aga südames kantakse voorusi. Ja ma väidan, et kogu see perekonna ja see, mis puudutab nüüd rahva loomulikku juurdekasvu ja kõik need, kui see kõlbelised alused on praktiliselt puudu, vaimsusest pole aru saamist, mis asi see on. Ja siis vooruse mõistetki pole. Inimene lõpetab kooli ära, ei teagi, mis asjad need voorused üldse on. Siis on lootusi väga vähe. Ja siis pole, aga tegeldes näiteks nüüd selle sündivusega või abordiga või tegeldes sündivusega pole võimalik saavutada sündivuse suurenemist. Vaja on tegeleda kõige sellega, millest sõltub inimeste arusaam loomulikust juurdekasvust ja perekonnast ja perekonna ja kogukonna seosest ja ühiskonna ja kultuuri seosest ja nii edasi. Ühesõnaga see on süsteemsuse küsimus, mitte üksiku tegurite küsimus. Aga see on nii suur teema, et selle käsitlemiseks oleks vaja paar päeva, paarid tunnist ei piisa. Meil on pool tundi veel jäänud seda käsitleda. Aga see killuke nüüd. See on väga tore voorus, kus see siis lappama läks, kui me ei hinda enam voorusi või me ei mõista neid ühiselt või me arvame, et voorus on vooruse vöö, keskajast pärit raudluknaise vöökoha niude ümber, eks ole. Et kus kohas siis on lappama läinud selline ühine arusaam voorusest, rüütellikkusest, võib-olla mingisugusest, ma tahaks öelda väärtusest, nüüd ma ei saa öelda, sest enne ma panin väärtuse voorus kokku, nüüd ma pean kuidagi neid determineerima, määratlema. Et kus see ära kadus? Me oleme targemad, me teame rohkem tänapäeval. Oleks Tallinna Ülikooli rektor siin, filosoof ju, võib-olla siis oleks huvitav kuulda, mis ta selle peale ütleb. Ja aga teda ei ole, teie olete. Mis te arvate? Ma ei oska vastata, ma püüdsin niimoodi delikaatselt kuidagi juhtida enda pealt ära, aga ma ei oska vastata. Ma ei tea. Aga ma tean seda, et kui ühiskonnas on selline olukord, et keegi võib sattuda mingisugusele olulisele ametikohale, kus saab teha otsuseid, mida teised täitma peaksid ja üldse niimoodi, tähtsaks isikuks tõusta. Põhjendamatult, eeldusi pole. Ei ole teadmisi, ei ole oskusi, ei ole arusaamist, ei ole praktikat, mille põhjal võiks tema kohta midagi öelda. Pole mitte midagi, mille alusel saaks öelda, et tal on moraalne õigus osaleda otsustamises, millest sõltub ühiskonna ja elu ja inimeste elu selles ühiskonnas. Nii kui keegi satub põhjendamatult sellisele ametikohale, hakkab ta otse kohe hoolitsema 3 asja eest. Ta hakkab hoolitsema, et keegi ei saaks päris hästi teada, kes ta niisugune on, et ei saaks teada, mida ta teeb ja ei saaks teada, mis tal välja tuleb. Kui need 3 asja kõik õnnestuvad, siis ta võtab omasuguseid sinna juurde ja laseb asjatundjad lahti ja läheb. Ja siis muudkui läheb. Nii et raske öelda, mis kuupäeval see algas, aga... Eluväärtus, elu puutumatus, elu pühadus. Kas me väärtustame elu rohkem praegusel hetkel? Kas see on olulisem ja tähtsam? Kui mõtleme, ma ei tea, kas või keskajale või veel vanemale ajale, siis elu justkui elu oli karmim ja kui sa tugevam ei elama, jäid või mitte ja lihtsalt inimesi suri. Nüüd me suudame elu alal hoida,
puuetega inimesi elus hoida, varem sündinud, kuidas see nüüd oli, mis see sõna nüüd on õige, enneaegselt sündinud elus hoida, et me justkui teeme rohkem elu jaoks praegu ja samas neid elusi hukkub kergekäelisemalt. Ennekuulmatul hulgal hukkub. Ja ei ütleks, et hukkub. Hukatakse. Taha seda niimoodi sõnastada? Ei, mina tahan. Ma mõtlen ühiskonna plaanil, foonis üldiselt me ei taha. Vaata, kui me tahame mingisugustest pahedest vabaneda, siis esimene eeldus on see, et me peame suutma sõnastada, kõigepealt muidugi avastada, seejärel oma nimega nimetada, sõnastada ja avalikustada. Ja kui vanas Roomas juba oli teada, kui midagi on täiesti nässus, siis selleks, et korda saada, oli vaja esmast kõigepealt 3 eeldust. Nii palju tarkust, et saad aru, kust põhjused on. Seesama, mida me praegu arutame siin. Põhjused tuleb süsteemina avastada. See on esimene mingit pahedest vabanemise eeldus. Teine eeldus tuleb korralikult sõnastada, lühidalt, selgelt, täpselt oma nimega, mitte keerutada, et mõningad raskused. Ja see ei ole, et hukkusid. Hukatakse. Ja kolmandaks tuleb avalikustada, mustvalgel kirja panna, palju häälega välja öelda, avalikustada. Ja nii palju peab julgust avalikustada, nii palju tarkust, et ilusti avastad põhjused ja oskust, et sõnastad. Ja siis hakkab minema, kui ühte nendest 3 eeldusest ei ole, mitte ühest pahest ühiskonnas ei vabane. Aga kui õnnestub tõesti need 3 eeldust luua, siis, ja nüüd ma räägin, kuidas vanas Roomas juba inimesed aru said, 2000 ja rohkem aastat tagasi ju. Kõigepealt need, kes on asjad nässu keeranud, olgu tublidega kuskil mujal. Esimene. Teine, tuleb muuta struktuuri, paiknemist üksteise suhtes. Struktuur tuleb ära muuta. Vana struktuur, isegi uued inimesed ja uued mõtted ja kõik jälle surub vanast rööpasse, muidu. Kolmandaks tuleb muuta eesmärke. Siiamaani olid niisugused eesmärgid, aga nüüdsest peale on niisugused eesmärgid, teistsugused. Edasi tuleb muuta printsiipe, mille kohaselt me tegutseme. Printsiipide süsteem tuleb ära muuta. Kui me tahame, et muutuks, siis tuleb muuta printsiipide süsteemi. Ja 5. tuleb muuta kriteeriumide süsteemi. Seda, mille alusel antakse hinnanguid inimestele, tegevustele, tulemustele, keskkonnale. Mille alusel me hinnanguid anname. Need kriteeriumid tuleb muuta. Ja kui üks nendest 5 jääb tegelikult muutmata, ei muutu ühiskonnast suurt midagi. Räägime muudkui, räägime raske ja keeruline ja kallis ja tähtis, aga ei muutu mitte midagi. Ja mis puutub näiteks sündivusse, siis see on praegu läinud ainult kehvemaks. Kogu aeg on rahvastiku taaste tasemest veel igal aastal ikka vähem. Mis jutud need siis käivad üldse? Mis mõte on rääkida niisugust jutte, kui tegelikult kõik mitte mingit seost ei ole? Positiivset seost. Ja see konverents praegu on nüüd äärmiselt vajalik. See on naelapea pihta. Ma ei tea ühtegi küsimust, mis oleks veel tähtsam kui see, mida me täna arutame. Ellujäämise küsimus. Ja. Mina mõtlen aeg-ajalt seda, ma ei tea, kas ma nüüd saan seda nagu kõva häälega öelda, et vahel me oleme niivõrd targaks ennast tarinud, et me oleme lolliks läinud, et me väärtustame kõike muud rohkem kui elu, et me oleme elust targemaks saanud. Et kas me üldse jõuame sellised, ma ei taha siin öelda täieliku tõetunnetusele, aga vähemalt ühiste aluste määratlemiseni, kus me ühel moel saame aru, et siit lähtub elu, et see on hea, sest see, mis ühel on hea, teine ütleb, et see pole üldsegi hea, et teistmoodi on hoopis parem. Mina tahaksin öelda, võib-olla ma olen naiivne, heauskne, aga mina usun, et igal inimesel on olemas südametunnistus. Iselugu on see, kas ta üldse seda enam veel kuulab, sõltub ju sellest, kuidas ta oma elu on elanud, kuidas ta on reageerinud sellele, mis tema sees on. Minu abikaasa kasutab sellist terminit nagu tõedetektor, et omamoodi meil on kõigil sees see asi, mis tunneb ära, et see on tõde. Ja kui me harjutame ennast seda niimoodi
kaitsma ja hoidma siin sees, siis me tunneme tegelikult tõe ära. Mina kuulan Ülot ja ma saan aru, et jaa, see on tõde, mida Ülo räägib. Ma kuulan sinu küsimust ja meeleheide Ei saa aru midagi. Ja meeleheide tahab peale tulla, et appi, see on nii raske, see on nii hirmus, aga mul on ikkagi sees see optimism, et kui me lapsest peale oma kallikesi kasvatame niimoodi, et tee seda, mis sa tunned, et on õige, kuidas sina sellest aru saad, pluss ma mõtlesin ka selle teadmiste ja arusaamiste kohta, et ma tean vähemalt ühte kultuuri maailmas, kus harjutatakse lapsi küsima. Ma mäletan, kui mina koolis käisin, siis ma lihtsalt omandasin info, mulle anti see pealt poolt ja ma võtsin selle vastu, jah, nii on. Aga on üks koolisüsteem, mis ennekõike ütleb, küsige. See võiks olla hästi hea viis, kuidas lapsi õpetada. Ja lapsed on erinevad, mõni küsib palju, mõni tuleb harjutada küsima. Aga see tõedetektor, ma arvan, et seda peaks kaitsma ja eriti praegusel ajal, kus on see postmodernistlik või mis iganes, et tõdesid on palju ja vali enda tõde. See ei ole nii. Tegelikult ma usun, et inimesed saab ühele alusele, kui piisavalt palju tõtt rääkida, kui piisavalt palju on neid, kes tõstatavad olulised asjad, need juurasjad, need juurküsimused. Me justkui elame valikute maailmas, aga tihti tegelikult ei ole valikuid. Ma ei ole mitte kunagi kedagi kuulanud nurisemas selle üle, et ta peab hingama. Et võiks öelda, et mul ei sobi see hingamine, ma tahan teistmoodi eksisteerida või ta peab sööma, eks ole. Et ma ei taha süüa, ma elan kuidagi muidu, et see on ainult üks võimalus. Ja ma tihti mõtlen seda sama, ma olen küsija praegu, mitte arutleja, aga ma mõtlen seda sama, et minu arust võib täitsa vabalt olla ka üks tõde, nii nagu üks viis on elamiseks, ainult hingamine, ainult söömine, muidu sa lihtsalt sured, sul ei ole ühtegi valiku võimalust siin. Ja ma hüppan vahele, et isegi magamine, sa võid olla kui tahes musklis mees, aga sa heidad ikkagi ühel hetkel pikali ja magad nagu lapsuke. See käib ka selle mudeli juurde. Jah, tahaks magada nagu lapsuke. Need valikud. Et me räägime seda, et elu ei ole iseenda oma. Tähendab, laps ei ole meie oma, laps on iseenda oma. Meil on valik, eks ole. Mis hetkel meil on või kas meil on valik otsustada elu üle, kui see elu meil on antud? Et see on ka see probleem, mis me ühiskonda lõhestab ja ma saan ka küsida selle tumedama külje pealt, kuna minu isa tegi enesetapu ja mitte ainult isa, vaid isegi minu tädi tegi enesetapu, ta otsustas ise oma elu üle. Et kas meil on või meil ei ole võimalus ja valik otsustada oma elu üle, kui meil on suur valik siin elus teha, mis me tahame? Minu seisukoht on küll selline, et ega see elu ka ei ole minu oma. See on ka tähtsusi. Ja mul ei ole õigust selle üle otsustada. Ja teistel ka ikkagi ei ole õigust otsustada minu elu üle. Kelle oma see on siis? No, ma täna on siin mitu korda seda öeldud juba. Ja aga ma räägin selle kohta vastuse asemel loo sellest, see Arvo Pärdiga vestlesime ühe konverentsi vaheajal. Vaheaeg oli ja jutt läks loomingu peale. Ja loomingust rääkisime ja Pärt järsku niimoodi nagu ette vaikselt nagu tal kombeks ja ütleb, et mina ei loo üldse midagi. No nähtavasti ta nägi, kuidas mulle suu lahti vajus ja silmad suureks läksid. Ja siis ta täpsustas ja selgitas ja ütleb, et ma ainult panen kirja, mida mulle saadetakse. Ma nähtavasti imestasin veel rohkem ja siis ta ütles, et aga minu eripära võib-olla seisneb selles, et ma püüan olla võimalikult täpne. Tähendab, kõik see tema looming, eks ole, mis on terve maailm on vaimustuses, eks ole, aga ega ta seda omaks ei pea ju. See on talle saadetud ja ta oli küllalt usin ja täpne, et seda kirja panna, ja siis teised nüüd naudivad, see on juba teine küsimus, see pole tema asi. See on nüüd minu arvates oluline. Kui sul mõte, see ei ole sinu oma, ta on sulle saadetud, sa oled ta vastu võtnud,
püüdnud olla võimalikult täpne ilusti, mõtestada ka, seostada teiste asjadega ja ta hakkab sulle järsku rääkima, hakkab sulle teed näitama ja mitte ainult sulle, vaid ka teistele. See on oluline. Kui me räägime sellest, et elu ei ole enda oma justkui ja see tore Arvo Pärdi näide, siis kas kuidagi mõjutab või kuidas pigem, ma küsin niimoodi, et kuidas mõjutab uskumine evolutsionismi või uskumine teismi elu pühadust ja kas mõjutab? Et kui minu usu aluseks on evolutsionism või kui minu usu aluseks on teism, ehk siis keegi on kuskil midagi loonud, kas see kuidagi mõjutab erinevalt elu pühadust ja seda voorust ja väärtust? Ma usun, et üks märksõna võiks olla vastutus. Me peaksime vastutama oma elu eest ja selle eest, kuidas me seda elame. Kui ma olen, ma ei tea, mis putukast või kalast arenenud ja olen mingi ajutine, mitte midagi tähendav pikas ahelas, siis ma tõesti võin seda raisata ja loopida ja olla isekas, teha seda, mis mulle hetkel näib. Aga kui ma vastutan selle eest, kui ma olen rohkem kui lihtsalt tillukene, ma ei tea, ahelakene ülisuures, ülipikas ketis. Ma arvan, et see võiks olla üks mõte. See temaatika nüüd, mis praegu avanes, on ülimalt oluline ja kindlasti jälle nädalast ei piisaks, et seda läbi vaadata. Aga kes nüüd märkmeid teeb, proovi korraks nii teha 3 niisugust veergu ja 2 rida. Ja esimene veerg on vastutus. See, mis praegu vastutus. Teine on kohustus. 3 on õigused. Vastutus, kohustus, õigused. Ma äkki teen samal ajal. Vastutus, kohustused, õigused. Ja nüüd need read administratiivne või formaalne vastutus, formaalsed õigused, formaalsed kohustused meil kõigil, lapse vanemal seal hulgas ja, ma ei tea, peaministril. Ja teine rida, moraalne vastutus, moraalsed kohustused, moraalsed õigused. Toompeal selleks, et nuppu vajutada, peab nendel formaalne õigus on, nad on sattunud sinna mingi protseduuriga, ise ei ole päris läinud, eks ikka mingi trikiga sinna viidi. Aga selleks, et vajutada tegelikult nuppu, siis pead aru saama, mis selle normiga ühiskonnas juhtub, mis inimestest saab, mis elust saab, mis keskkonnast saab. Sa pead suutma ette näha selle õigusakti tagajärgi ja tulemusi. Me saavutada tahame tulemusi, aga igal juhul ja alati kaasnevad ka tagajärjed. Tee, mida tahad. Igal juhul on tulemuste kõrval ka tagajärjed. Ja kui tagajärgi ei suuda vähendada ja pärast kompenseerida, siis kokkuvõttes tegutsemine toob kaasa kannatusi. Rohkem kui rõõmu. Aga nüüd on üks teine sõna, mis ei ole vähem tähtis ja see on vastutustunne. Vastutus, kohustused ja ka õigused kaasnevad sünnifaktiga, perekonnaseisuga, ametikohaga, staatusega, kaasnevad kõik need asjad. Aga nüüd teine asi on see vastutustunne ja vastutustunne kujuneb läbi otsustamise. Kes otsustab, see peab vastutama. Siin on üks vahva nali, üks näitleja, ma ei taha nime nimetada, aga küsis Riigikogu liikme käest, kas teil häbi ei ole? Mis asja te tegite jälle? Tõesti häbi ei ole. See vastab, et on küll, aga me ei tunne. Tegelikult ei ole moraalset õigust nuppu vajutamiseks. Ei tunne asja, ei saa aru, mis sellega kaasneb. Järelikult ei tohi vajutada. Aga kus sa pääsed? Sul on fraktsioonis on otsustatud, et poolt või fraktsioonis on otsustatud vastu ja seal pole endal mõtelda mitte midagi. Et tegelikult mingi kruvi suures masinas ja käitud nii, nagu ette nähtud, siis kui kästud, nii nagu kästud, seal kus kästud.
ja siis pärast ütled, et see on elu. Ei ole midagi elu, see on orjus ja inetu, häbiväärne. Ja annaks õnne, et meil ei oleks sellist häbi vaja tunda. Üks meie hulgast on vähemalt 2 korda sealt ära tulnud, kui enam ei jõudnud kannatada. Kuulaks ja kuulaks. Ma saan aru, et selline ühiskondlik vastutus või selle põhiseaduse preambulumi tundmine, et see lähtub sellest, et meil igal ühel on vastutus ja arusaam ja ma ei taha siin sõnu suhu panna öelda tõetunnetus, aga arusaam siis selle elu pühadusest ja väärtusest. Just nimelt. Ja kui see alla käib, siis ükski asi ei aita tegelikult. Aga mis seda üleval hoiab või mis siis me teeme valesti, et seda ei ole? Vaimsus. Vaimsus mis moel? Kas see on nüüd religioon või see on kultuur? Seal vaimsus on hulk tegureid, kaasa arvatud need, mis praegu kõne all oli, seal on palju teisi asju ka veel. Seal on kõik see, millest tekib inimesel näiteks au. Kõik, näiteks andestus on kahtlemata vaimne kategooria. Ja isekus ja vastandina ja näiteks kõrkus on päris patt. Aga selle vastandiks on ju vaimsus. Ja pole minu asi seda teooriat siin praegu. Eestis on palju isikuid, kes seda kõike valdavad võrratult paremini ja ma loodan, et keegi ei arva, et me täna siin jõuame lõpuni ja põhjani selle temaatika käsitlemisel, nii et tuleb süveneda ja edasi minna, kuni praktika hakkab muutuma. Aga kui mõtet all ei ole korrektselt tehtud, siis ei saa praktikat rahuldavalt muuta. Praktika läheb nässu, kui mõte alt on vildak. Mõte tuleb selgeks teha ja seejärel tegelikult teha seda, mida on mõistlik teha. Kus me selle mõtte kätte saame siis? Kus see praegu mõte on? Me otsime, me oleme praegu ka otsingus. Ja ka mis puutub vaimsesse olekusse ja teguritesse, millest sõltub vaimne dimensioon inimeses ja ühiskonnas. Ja siin on hulk inimesi, kes on selle kohase haridusega ja terve elu just nimelt nende küsimuste üle mõelnud ning ma arvan, et oleks mõistlik neid appi kutsuda. Aga siin ruumis on ka mitmed asjatundjad. Ja eks see vist niimoodi kujuneb ja suundub ka, et kui me arutame ja teeme avalikke arutelusid ja siis üritame ise võib-olla aru saada ja ühtemoodi mõista sellest elust ja elu algusest. Minu küsimus, Annes joonistas siia selle tabeli, missugune nendest on nüüd kõige nõrgem? Meil praegu või ühiskonnas? Kus kohal süsteem kokku jookseb? Vastutus pakutakse. Ja tavaliselt alustades kõik jutud, et õigusi juurde. Õigus ei ole selleks teiseks, kolmandaks, neljaks. Õigus on kõige tähtsam. Kohustusi tahaks natuke vähemaks ja vastutust tahab üldse. Öelge mulle üks mingi valdkond, kus on vastutus väga selgelt fikseeritud. Kes konkreetselt, kuidas, kelle ees, millal vastutab? Ma küll ei tea. Kes haridussüsteemis millegi eest vastutab? Öelge. Mitte keegi. Kui see ikka lausa puudub, siis ei tule välja, ei ole võimalik taada. Võib tegutseda, aga tulemust ei ole võimalik saavutada. Me oleme tupikus selle jõudnud. Võt, mis asi on? Miks me siis ei taha vastutada? Heli, sina oled vastutustundlik inimene. Kas sina tahad vabatahtlikult vastutada? Ma mõtlen seda naljana, ma mõtlen nagu päriselt. On valdkondi, kus ma ei tahaks vastutada. Aga pead või? Tahaksin ära joosta, aga siis võtan ennast kokku ja vastutan. See on ebamugav, see ei ole niisugune mõnus. Sa pead oma isekusel panema kõrvale ja arvestama teistega, arvestama tagajärgedega, mõtlema ette. See on pingutus. Kas me mõtleme tagajärgedele ette?
nii ja naa, mõnes kohas mõtleme, mõnes kohas ei mõtle. See ettemõtlemise ja äratundmise võime on kahtlemata harituse mõõt. Ja harituse, informeerituse ja kogemuse ühtsuses kujuneb see võime. Aga ma ütlen, üks kõige ohtlikumaid asju, mida inimesed kõige rohkem kardavad, kui päris huvitav küsimus, et mida kardetakse kõige rohkem. Mina arvan, et vabadust. Ja siis nii kui on vabadus otsustada, sellega ju kaasneb kohustus vastutada. Aga kui pole minul vabadust, keegi teiste asi on, no ega siis mina ei vastuta ka ju. Aga nii palju tarkust ei ole, et targalt ja süsteemselt tegutseda, järelikult tuleb vältida vabadust otsustamiseks. Ja siis urised kõrvalt, et näed, kui halvasti nad tegutsevad. No see ongi niisugune asi, mida ühest punktist muuta ei saa. Süsteem toimib. Vaat see on see asi nüüd. Aga süsteemi loomiseks pole aega, see võtab palju aega, seda niisama käisest ei raputa. Niisama natuke juttu võib raputada küll ka. Aga üks kõige ohtlikumaid asju, mis ühiskonnas on, ja olgu see Eesti või Ukraina või mingi teine maa, üks kõige ohtlikumaid asju inimestel, see on abi. Ja. Nii kui inimesed hakkavad rajama oma lootust selle, et keegi teine abistab, ja keegi teine, igatahes kindlasti mitte mina, keegi teine vastutab ka ju siis. Ja mina teen natuke siit, vaatan siit poolt natuke, sealt poolt natuke võimalik, siis kui võimalik on lamada, siis ma ei istu, eks ole. Churchill ütles seda või? Ja kui võimalik istuda, siis ma ei seisa. Aga see Churchill püüdis nalja teha, aga kui ühiskond tervikuna niimoodi mõtleb, et umbes nii, nagu seal vanarahvas ütles, et kiirustama peab ainult kirbu püüdmisel ja muudel puhkudel rahulikult puhata, eks ole, ja vaadata. No, kui selline mentaliteet tekib, siis on ju ikkagi üsna raske, siis on kuskil viga sees. Aga miks me ei taha vastutada? Miks me siis üritame... Aga miks me peaks? Kui teised irskavad ümber ringi? Jaa, aga mina küsin ja ma loodan, te vastate. Et miks me ikkagi ei taha siis vastutada inimesena või miks me seda kõrvale või eemale lükkame? Ma saan aru, et üks vastus oli Helit see, et see on ebameeldiv. See on kohustus justkui. Pingutus. Ma ei jogi. See on elu, nüüd me jõudsime juurde. Ka laps sünnib ja see on ju otse kohe, et mis see tähendab. See on vanemate vastutus. Kohe ju. Aga kui on harjunud, et keegi teine las vastutab, siis see on mõtlemisviis. Väärastunud mõtlemisviis. Ja need väärastunud mõtlemisviisi on siginenud siin eelmise ühiskonnakorra ajal üks jagu, aga ega me ei ole ju nendest päriselt suutnud vabaneda ja nüüd on selles ühiskonnakorras on tekkinud uusi ja mitte palju kehvemaid, täpsemini paremaid, ma ei tea, kumba pidi vaadata. Aga need, mis rappa peavad ja mille tõttu põhiseaduse ja preambula tegelikult on nalja koht. Ei ole. See on see kaht nüüd, et see on täie tõsidusega. Ja kes ignoreerib, ma ei tea, kas selle eest tuleb lahti lasta või kinni panna, aga üks nendest kahest tuleb teha. Kui me nüüd vaatame seda muutust ja arutelu, mis suunas me liigume, kuidas teile tundub? Mina, nagu sa ütlesid, võib-olla naiivne enda kohta. Mina mõtlen enda kohta samamoodi ja mulle meeldib, mida Heinz Valk tookord ütles, kui te võitlesite kõik koos selle Eesti vabaduse eest ja meie ka, oli see, et ükskord me võidame niikuinii. Ja ma ei pea siin mingit rühmitust silmas, et keegi võidab niikuinii. Aga kui me vaatame seda üldist arengut, enda seisukohti, tõekspidamisi, mis suunas me teerast liigume, kas me saame ka öelda, et ükskord õiglus võidab, see põhiseaduslik preambula on paika pandud, tunnete seda ühiselt või me jäämegi ekslema? Nagu Iisraeli rahvas 40 aastat kõrbes. Mina olen põhimõtteliselt optimist. Ma usun mitte ainult rahvale, vaid ma usun ka, et Jumala abiga me saame jagu. Et see liiga lihtne on elada. Ma olen sõprade käest, mõne käest ka küsinud, ütle, kas sul labida vars on korras.
kui läheb ikka eluga, läheb päris raskeks, siis võib-olla hakkavad mõtlema. Me ei hakka. Kui on lihtne, siis ei hakka mõtlema ja pingutama. Lastakse nii, nagu keegi kuskil ette ütles ja las siis vastutab ka ja mis meie asi on. Ja see on see asi, et ühiskonnas tuleb kehtestada personaalse vastutuse printsiip. Iga inimene personaalselt vastutab. Reaalselt, mitte mängult, reaalselt. Selle eest, mida ta teeb ja mis tema tegevusega kaasneb. Vastutada ka selle eest, mis ta jätab tegemata, ehkki peaks tegema. Ja iga tegevuse tagajärgede eest tuleb vastutada. Ja kui me seda printsiipi ei suuda ühiskonnas kehtestada, sel juhul on minu optimism ka, nagu teistelgi, üsna udune. Elu on kahjuks liiga lühike, et seda tulemust näha. Mis sa arvad, Heli? Ma arvan, et umbrohi kasvab nagunii ja see tuleb lihtsalt välja juurida. Aga ma tahaksin, mul on üks nii ilus mõte, kas ma tohin? See muidugi tohib. Natukene nagu oleks teise kandi pealt, aga ma kogu aeg mõtlen seda ja see on mu meelest nii ilus. Ma vaatan elu kui tervikut ja ma olen vahel mõelnud, et see on nii huvitav, et elu alguses me oleme hästi abivajajad, haavatavad, haprad ja me oleme ka elu lõpus hästi haavatavad, hästi haprad ja vajame teiste inimeste abi ja seal elu keskel on ka paljud need, kes vajavad meie abi ja ma olen enda jaoks mõelnud, et küllap see on üks asi, mis hoiab inimesega südamelt pehme ja normaalse. Ta ei saa olla alati ja kõiges edukas. Tal igal juhul tuleb ühel hetkel see koht, kus ta vajab teise inimese toetust. Ja võib-olla see on ka miski, mis hoiab seda elu normaalsust alles. Et me oleme kõik haavatavad. Me vajame üksteist ja ehk see aitab ka seda umbrohtu, motiveerib seda umbrohtu välja sikutama. Umbrohu metafoor tõi mulle päris õpetliku nalja meeldima. Üks vanaproua Hollandist pöördus, ostis vana maja, mis oli aastaid tühi seisnud ja aed muidugi umbrohtu kasvanud. Ja proua ei teadnud, mis asja teha nüüd ja pöördus raadio poole, et no, kuidas ma umbrohut ära tunneksin. Ja raadio andis head nõu, et kitku kõik üles, need, mis ise tagasi kasvavad, ongi umbrohut. Ja ühiskonnas on sama asi. Jah, mul on hea meel hea noodiga lõpetada. Me tõmbame siinkohal otsad kokku, see debatt jätkub ja see ongi vist osa inimkonnast, et me pidevalt oleme dialoogis, et me arutame ja tänu Jumalale selle võimalus, et me saame arutada siin vabalt meelt avaldada ja oma arvamusi ütelda ja keegi ei survesta meid ja keegi ei sunni meid mingit käsku täitma. Aga Ülo Vooglaid ja Heli Metsala suur aitäh teile. Nüüd on kõvasti vaimutoitu saadud, nüüd kinnitame tsipakene keha, et siis järgmist vaimutoitu jooksime vastu võtta.